Tere taas kõik head podcast Peavõidu kuulajad. Tänases episoodis on külas mees, kellega hakkame vestlema tema teekonnast võrkpalluriks, loomulikult vigastustest, välismaal mängimisest, sportlase identiteedist, aga ka teemal, mis Peavõidu ajaloos veel kordagi lauale pole tulnud. Hakkame rääkima ka hetkes, kui sportlane kuuleb arstilt sõnu, mida ükski sportlane, tegelikult mitte ükski inimene kuulda ei taha. Ja loomulikult räägime sellest, et mis siis eelkõige peas juhtuma hakkab. Tere tulemast saatesse Eesti võrkpallikoondislane Valentin Kordas. Tere. Esiteks tänan, et selle üsna tieda koondise graafiku vahel siin aega leidsid ja külla tulla said. Alustame sellest, et räägi, kuidas sul praegu läheb? Praegu läheb hästi. Saame vaikselt vormi kätte ja tegeleme suure satsiga, meid on praegu 21, et kõik, kes oli välismaal, jõudsid ka juba kohale, vaikselt toimetavad, lahendavad võib-olla oma vanasi probleeme ja vaikselt liigume. Aga räägime siis hoopis sellest, et kuidas sa üldse spordi juurde jõudsid, sa oled Sillamäelt pärilt, et mis valikud sul seal noorena olid ja kas miks üldse sa sporti tegema hakkasid? Miks täpselt öelda ei saa, kuidagi meeldis liikuda ja teha seda sporti, siis ikka aitäh vanematele, et andsid võimalust ja võib-olla natukene pushisid ka natukene, et davai tee midagi, et ära istu kodus ja mäletan, et tegin jalgpalli vahepeal, siis proovisin lauatennist, mängisin, võib-olla proovisin ka ühe nädala teha hokit Narvas, siis kuidagi ei istun hästi ja kuidagi lauale tuli suur tennis, nii-öelda tavaline tennis ja sellega tegelesin päris kaua, et ma natukene tean, et ema oli natukene selline tennise fänn ja vaatas seal Eurospordis neid tippsoritusi ja oli kuidagi nii huvitav ja natukene vedas ka, et oli võimalus Sillamäel seda täpselt teha, et treener tuli Kohtla-Järvelt või Jihvist, ma täpselt ei mäleta kus kohast, aga pidevalt käis ja andis seda trenni. Ja siis juba kui tegelesin põhirühm, mul oli ikka tennis, aga vahepeal tuli selline võimalus, et võrkpalliga proovida. Ja selle luguga oli nii, et käisin vahepeal, kui oli aega, peale nagu kooli, peale kõik seda tegevust nii-öelda vabal päeval isadega rahvaliiga, et natukene nagu vaatama pigem, sest ma olin väga nagu noor veel ja jooksin pallile järgi, niimoodi oli selline täitsa mõnus atmosfäär trennis, et palju inimesi, siis kui ma olin nagu tennist mänginud, siis tavaliselt olid üksi kordil ja hoopis teine tunne, kui mängid nagu võistkonnaga koos. Siis oli võistlus, mingisugune turniir Jihvis, kuhu tuli nagu minu nii-öelda tulevikutreener Andrei Mihhin oma võistkonnaga ja siis isa tuli tema juurde, vaatas ka nende mängu, et ütles, et päris korralik teil võistkond on ja kõik poisid on sellised tehnilised, oskavad kõiki teha. Kas saaks minu poja ka vaadata, äkki teed talle seda tehnika nii-öelda korda ja siis ta võib nagu nii-öelda meiega mängida edasi, kui meil Sillamäel ei ole seda täitsa nagu võrkpalli. Siis ta ütles, kui teil ise soov on, siis võite tulla vabalt, et ma ikkagi ei ütle ja siis hakkasin vaikselt käia esimene aasta, käisin niimoodi, et kord nädalas ainult laupäevani, sest muud aega ei olnud ja vanematel oli tööga, see on väga raske, kui ma olin väga noor, siis bussiga on selline nii ja naa, kui jään hiljaks või mis iganes, ei ole väga safe selles mõttes minna
teine linn, ma midagi ei tea veel ka, noh, väike kutt, ma ei tea, 9 aastat olin või mis iganes. Jah, siis kuidagi istus hästi ja vahepeal hakkasin rohkem tulema trenni ja hakkasin juba nagu mängima, olin nii-öelda nagu põhis ja ma ei mäleta, millal täpselt, aga lõpetasin seda tennist ära ja panin juba põhirõhku võrkpallile ja sealt läkski edasi nii vaikselt. Aga ma mõtlen, et see 1 kord nädalas trenni, no siis kas sa nagu ootasid seda laupäeva nagu nädalas või sa olid nagu, et okei, no isa rääkis mulle selle koha välja, nüüd ma pean tegema, et noh, ma saan aru tennist, ma ei tea, mulle praegu jäi mulje, et tennis võib-olla tuli ka rohkem nagu, noh, kuna ema oli nagu nii fänn ja see oli, et siis sa läksid ja tegid ja nüüd tuli see võrguga, isa vedas kaasa, siis leidis ka treeneri ja see pidi sulle nagu koha, et sa olid nagu noh. Ei, tegelikult kui mulle ei meeldinud, siis ma ütlesin kohe, et ei meeldi, ei tee. Näiteks niimoodi oli ka seega hokiga ja ütlesin, ei, mulle ei sobi, samamoodi oli jalgpalliga, et piisab minust. Siis vanemad ei pannud mingisugust nagu pointi, et sa pead käima või mis iganes. Ei, oli minu otsus, et niimoodi, et ja nädala sees ma jõudsin ka isadega käia, seda rahvaliigat natukene mängida ja teha mingisugused nagu nii-öelda touchi ja oligi kõik, sest ja oli kool, oli mingisugused lisa inglise keele kursused veel omal ajal, siis noh, Narvas ei jõudnud käia lihtsalt ja oligi see, et lähme laupäeval Narva, natukene võib-olla pärast trenni ka kõndime kuskil, vaatame, sest natukene suurem linn ka ja mäletan, et seal oli McDonald's ka olemas, sest meil Sillamäel näiteks ei olnud, see oli ka selline päris gift, et noh, siuke suureline elu. Junk foodi saad süüa natukene, siis oli väga tore ka, et selline mälestus. Aga ma korra segan küsin, kui kaugel üldse Sillamäe Narva 11 on? 28 kilomeetrit. Okei, no mingi pool tundi. Autoga 20 minutit täpselt ja bussiga pool tunni, 35 minutit, oleneb bussist ka. Ja kas sa siis seal, kui laupäevast trenn olid, need läks ka bussiga või alguses ikka vanemad? Vanematega ikka. Ja kui suur mees sa siis olid, kui nagu ise ikkagi bussiga pidid regulaarselt liiklema hakkama. Ma lihtsalt küsin sellepärast, et ma olen niisugune Kesk-Eesti poiss rahulikust Raplast, eks ole, ja kui keegi räägib mulle Sillamäest ja Narvast, siis mingisugune ettekujutus peas tekib ja mul on endal näiteks 7-aastane tütar, ma ei kujutaks ette, et 2 aasta pärast ma saadan ta nagu kuhugi sinna kanti nagu trenni tegema. Ei oska täpselt öelda, ma arvan, et kui oli juba 11-12 aastat võib-olla ja see oligi ka niimoodi, et ma käisin bussiga sinna ise, sest oli täpselt buss, et ma jõudsin ka kuskil vahepeal poest käia, peale kooli võtta midagi süüa, siis trenni ja kui oli näiteks 7. trenn, mis oli juba nagu vanem grupp nii-öelda, siis kell 9 ei olnud rohkem bussi ja siis minu järgi tulid nagu vanemad. Oli niimoodi. Kui trenn oli näiteks, ma mäletan, 3 päeval tavaliselt kell 4 umbes, siis ma jõudsin mingi 6:30 tagasi bussiga tulla vabalt, et mingisugust probleemi polnudki, aga ja kui vana ma olin, et ise hakkasin sinna tagasi sõitma, seda ma küll ei mäleta, et ikkagi ma pidin juba aru saama, mis ma kuidas teen, et niisama kuidagi ohtlik, Aga mingi, see ohtlikust rääksid mingid siukse, ütlen, ma jälle kujutan ette, et ma ei tea, pidid seal jooksu päeva kellegi eest või mingid ohtlikku olukorda, sul muidugi vene keel oli ju putalt suus, et võib-olla selle võrra turvalisem, kui siin minusugune läheks, eks, aga tõenäoliselt see on lihtsalt mingisugune ma ei tea, mis ma olen nagu inimestelt kogunud, ega ma ei teagi, kas ma olen üldse Sillamäel kunagi käinud, Narvas vast ikka korra või 2 olen. Aga see eelarvamus on nagu ikkagi tugev, et ma ei tea, oli sinul siis nende aastate jooksul praktiliselt 10 aastat ju seal ka Linnamäe reisid, oli ohtlik olukord? Ei olnud.
et ma ei tea, see on mingi stereotüübid äkki, et jumala chill oli, et noh, igaks juhuks oli mingisugused naljad, et ära Narvas sinna kanti mine ja kuskil seal, ma ei tea, ära seal väga paista või mis iganes. Oli sellised naljad minu nagu võistkonnakaaslasi poolt, aga mul midagi ei ole juhtunud, et kuskil panin jooksma lihtsalt kuskilt kellegilt ja ei, oli rahulik. Aga kas seda mäletad, et kui sa neid bussidega sõitsid ja nüüd juba ütleme rohkem, 3 korda nädalas näiteks, et kas oli kuidagi tüütu ka või muidugi see, ütleme, pool tundi bussiga on okei aeg, vist jõuad mingi õppimisasjad ära teha, kui tahad, ma ei tea, muusik kuulata, lihtsalt lõõgastuda, et ei olnud kordagi niisugust tunnet, et jälle sinna bussi. Nii palju, kui ma mäletan, ei olnud nii, et ma ikkagi hea meelega käisin ja treener nägi seda ka, et vahepeal juhtus ka niimoodi, et näiteks ma olin trennis ja keegi, kes on nagu kohalik, ei tulnud trenni, sellepärast, et neil on, ma ei tea, kodutöö tegemata, aga ongi, kui trenn on kell 5, 1,5-2 tunni, siis tuled teed õhtul ja siis oligi see, et kui keegi ei tule, siis vaadake, mees tuleb nagu Sillamäelt, bussiga sõidab ja nagu teeb trenni korralikult ka, nagu mis teil nagu vabandust on, et come on, nagu nii ei saa olla. Ja siis, ma ei tea, kuidagi oli nii, et ikkagi hea meelega käisin, kui siis, ma ei tea, kui ei ole seda sisu tulla või isu tulla ja siis see on mõttetu siis. Tuleb midagi muud teha. Absoluutselt. Kui sa ei taha, siis ära tee. Kui sulle meeldib, siis nii-öelda ära ohi ja tee ära ja siis vaatame, mis saab. Okei. Aga missugune nagu, ütleme, laps nagu spordis siis olid või kuidas ma seda teistmoodi küsin, et kas sul oli, mina mäletan seda juba lasteaias, tahtsin kõiki võita, alati pidin olema esimene, kui esimene ei olnud, nutsin, märatsesin, karjusin, aga see pani nagu mind tegema midagi, et ma järgmine kord jällegi oleks esimene, et kas sul on ka see olnud algusest peale või siis? Absoluutselt, ikka, esimesed sooritused näitasid seda, et ei taha viimaseks jääda, kindlasti. Et tahaks ikkagi titlit võita ja nagu kasvata nagu mängumees ja jah, võib-olla kui oli selline laste periood veel ei saanud sellest täpselt aru, oli lihtsalt selline uhke tunne lihtsalt nagu mängida ja võita ja siis juba nagu eesmärgiks on juba nagu kui sain täiskasvanud, et okei, nagu tahan olla nagu võitja, ikkagi titlit kaitsma ja kuidas nagu edasi liikuma sellega niimoodi, et iga palli eest võistelda ja ongi see, et laste põlve ajal oli selline nagu teistmoodi arusaamine ikka, aga neid võidud, mis meil tuli vahepeal, see Eesti meistrid me olime 2 korda järjest, kui oli 4-4 vastu veel nii-öelda E-klass ja D-klass, kui ma ei eksi, siis oli väga hea tunne, mega super tunne, et kui võistkond nagu naudib, võidab, siis saate medalid kaela, siis jah, seda tunnet ei unusta. Okei, aga kas sul hakkasid võrkpalli mängima, siis kas olid nagu kohe hea või oli nagu, ei olnud, alguses ikka sakkisid või hakkas nagu kiiresti välja tulema, miski ju peab hoidma, mina ise mõtlen, et mind näiteks korvpalli juures hoidiski hästi tugevalt see, et ma olin nagu kohe teistest parem. Ja hilisemas faasis, kui ma olen korvpalli mänginud, siis ma võib-olla olen natuke sellest aru, et mulle muidugi korvpall meeldib, aga ma armastasin pigem olla väga hea selles, kui siis seda mängu ise, et terveid oma päevi ma korvpalliga ei sisusta, treener ma ei ole, järelikult et ei olnud nagu ainult love for the game, oli ikkagi love for the fame ka, on ju? Osaliselt ma arvan küll, et sama nagu sul, et ikkagi tahaks olla parem kui teised ka, aga esialgu kõige tähtsam minu jaoks oli see, et nüüd ma ei ole nagu platsil üksi.
sest ma tegelesin päris mitu aastat tennisega ja oligi see, et kui võistkonnamäng on hoopis teine tunne, hoopis teine olek ja atmosfäär on hoopis teine, et mul oli päris nagu suur grupp, ei mäleta, umbes võib-olla 20 poisse ja oligi selline täitsa nagu bardak trennis ja kõik jooksevad, karjuvad, peksavad seal palli, aga kui treener ütleb midagi, siis kuulame, chill, okei. Ja siis et see, et ma käisin nagu kaugelt nii-öelda, mul kuidagi tahte oli natukene rohkem võib-olla kui kohaliku poistel, siis kuidagi hakkas toimima ka hästi, et ma ei tea, võib-olla olen selles mõttes teistmoodi, et saan hakkama kiiresti ja saan aru, kuidas see tehakse ja kui saan hakkama, saan teha juba ka. Selles mõttes koolispordi ajal oli ka samamoodi ükskõik mis võistlus, mina osalen ja mängin seal jalgpalli, korvpalli, kõik mis nagu pakutakse ja okei, ma ei ole seal kõige parem kui näiteks koosukad seal tegid trenni, siis ikkagi nad paremini, aga see, et ma proovin, ma lähen, ma jooksen, ma nagu panen mingisuguse nagu ei anna lihtsalt ära seda mängu, et okei, nemad on koosukad ja võidavad kindlasti, et ei, ma ikkagi proovin midagi pakkuda see nii palju, kui ma oskan ja Okei, no siis mingis mõttes, mul oli siin järgmine teema või küsimus, et kas olid noorena rohkem talent või tööloom, siis pigem tööloom tundub mulle, väga tore, ma arvan, see võib-olla siit täna ka ikkagi nagu vedanud on, sest talent ühel hetkel nagu lakkab töötamast tõenäoliselt. Aga mis tunne sul või mis hetkel tekkis tunne, et nagu võrkpallist võibki päriselt saada su elu, töö ja nii-öelda amet? Vot see moment ma mäletan väga hästi. Et see oli 12. klass, et oli selline moment, kus ma pean otsustama, kuhu kohta ma lähen, kas ma lähen näiteks Tallinna või lähen Tartu midagi ülikooli õppima või ma ei tea, mis teen. Ja kuidagi aasta poole peal, umbes detsembris ma sain aru, et okei, tahan mängida ikka, et võrkpall istub hästi ja klapib hästi ja siis meil oli ka mingisugused finaalid nii-öelda A-klass, nii-öelda viimased aastad spordikoolis ja oligi see, et treener kutsus või treenerid ise tulid nagu nende finaalid vaadata ja oligi see, et peale seda sain nii-öelda TalTechi kutse ja kui oli see kutse nagu käes, saaksin ka mõtlema, kas ma võtan vastu või ei võta või mul oli ka nagu lõpetamata veel kool, oli veel eksamid ees, pool aastat õppimist veel. Siis oligi see, et on vaja ära otsustada, kas ma lähen või ei lähe ja järgmine aasta ma ei tea, kas üldse tahavad mind või kui ma kohe ei tule ja oligi see, et okei, proovin, tahan, lähen. No ja siis jõudsid sinna TalTechi kohale, enam ei olnud bussiga 30 kilti ja 3 korda nädalas, et asi läks vähe tõsisemaks. Jah, sellega oli ka niimoodi, et oli ikkagi vaja lõpetada kooli, aga ma otsusin, et okei, ma lähen nagu kohe jaanuaris ja siis minu kooli direktor ja õpetajad aitasid ka väga palju, et oligi selline juba preparation periood eksamile ja oligi natukene lihtsam, et väga palju kontrolltööd ei tule niikuinii ja palju materjali ei tule ka, et saaks nagu korralikult õppida juba kaugelt. Ja siis vahepeal käisin, tegin mingisugused kontrolltööd ja valmistused koha peal ka Sillamäel gümnaasiumil, aga muidu juba olin täiskohaga seal, tegin trenni ja valmistasin nii-öelda edasi mängimist. Aga kas kogu see kooli teema, et e-õppele või ühesõnaga see lahendus, mis sa selle välja mõtlesid, see oli nagu asi, mis sa ise oma peas nagu kokku panid ja siis presenteerisid seda, ma ei tea, siis vanematele ja kõigile teistele või see tuli kuidagi arutusega? Ma lihtsalt mõtlen, et sa olid siis 18 vist,
et ikkagi üsna kaalutletud nagu, või noh, tähtis otsus, suur otsus mingis mõttes ja et kuidas sa selleni nagu jõudsid? No ikka vanematega rääkisime läbi seda, aga nemad ütlesid, et no otsusta ise, mis sa ise tahad, sest see on sinu elu ja sa pead nagu vastu võtta seda, kuidas ma öelda, no väljakutse ja täpselt, või mitte, et no võib-olla ongi kord elus juhtubki see, et saad kutse ja kui vastu ei võeta, siis terve elu pärast mõtled, oi, miks ma ei võtnud vastu. Et jah, siis päris kaua ma mõtlesin, vanemad oli niimoodi, et see on sinu otsus, mis tahad, niimoodi me teeme, et aitame igaks juhuks, et see on sinu valik. Ja siis jah, rääkisin see minu kooli gümnaasiumi õpetajaga ka, et vot variant on selline, ma tahan minna, nemad ütlesid, no kuidas siis kooliga, ma ütlesin, no ma ei tea. Ütle sina. ma ei tea, ütle sina pigem jah, siis mis saab ja see info läks edasi direktori juurde ja ta ise kutsus mind, et rääkida, mis me teeme ja siis ise pakkus, et noh, sa õppisid päris kaua, 2,5 aastat, sul on eksamid ees ja ma ei hakka sulle midagi keelata, et ikkagi olin sportlane vanasti ka, mulle see ka sport meeldib ja nii edasi, siis selles mõttes aitas mulle ka sellega, et mine, siis saame neid tööd tehtud, tuled vahepeal mingid tööd teha ka, kui on vaja ja eksamid ees, ära muretse, mine niimoodi ka. No see on ju hea, sest noh, ma kujutan ette, et minna Sillamäelt, tol hetkel sa vist eesti keelt ka väga hästi ise ei rääkinud, vähemalt ilmselt aru said, eks? Jaa. Aga endal ei tulnud, mulle meeldib öelda oma ainuke venekeelne lause, mida ma tean, et ja gavarju, et kuidas see oli, et Jaapani maju tšut-tšut, ja nii kavarju 2 sabaka. Et seda ma kasutan igal juhul, kus vaja on. Jaa, täpselt. Selles mõttes meil oli päris head eestikeelsed õpetajad ja me saime päris hästi aru, aga kui meil praktikat ei olnud, siis oli raske ja midagi öelda. Siis oligi see, et esimene aasta aega seal klubi juures oli see ka, et väga ei räägi, pigem kuulan, kui ei saanud midagi aru, siis küsin üle ja siis, kui olin seal selles atmosfääris sees, siis sain hakkama, et see iga eestikeelne jutt on päris kiire, et kui keegi midagi räägib, siis vahepeal oli nii, et mis toimub, ma ei saa mitte midagi aru. Aga ei, sain hakkama pärast, sest see nii-öelda arusaamine oli 5-4 ja jutustamine oli nagu 1-2 võib-olla, kui me niimoodi hindame. No okei, selle igatahes aastaga mõtlesid välja, hakkasid kenasti rääkima, aga mind ikkagi huvitab see, et sa tuleb 3 trenni pealt nädalas ja siis ma eeldan, et profiklubi teeb nagu... Ei, see aeg ma juba tegin rohkem. Ja, oli esmaspäev, kolmapäev, reede, laupäev ja oli ka jõusaalid pluss ujula vahepeal pühapäeval. See on ikka nagu täitsa, et siis see šokk ilmselt nagu nii suur, eks profi tasemel loomulikult tal tekkis ju eriti head võimalused ka, eks ole, trenni teha, et ilmselt koormus nagu natuke tõusis, aga ehmatas ära ka. Kõvasti tõusis selles mõttes, et oli näha, et mul jõusaali on puudu, sest no meil Narvas ei olnud palju võimalusi seda eraldi jõusaali teha. Ja aga keegi ei pandud rõhku selle peale ka, et no teeme nii palju, kui meil nagu saali võimalus on ja siis küsida, et no, noored poisid tuleks, tegid topelt jõusaali, see on ka selline, sul peab teatud inimene olla ka, kes nagu tegeleb sellega, programmidega ja nii edasi. Meil sellist võimalust ei olnud ja siis, kui ma jõudsin TalTechis, siis see jõusaal oli selline väga raske minu jaoks, sest ma olen harinud seal palju joosta, ma ei tea, seal neid kardiod, sellega ei olnud mul mitte mingid probleeme ja kui tulid neid rasked jõusaalid, neid uued harjutused, siis oli niimoodi, et kuidas ma neid üldse teen, et kui kõik tegid, ma ei tea, mingi 100 kilogrammiga, ma tegin 20-ga, midagi sellist oli ka. Aga vaikselt oli ka päris head füsiod ja need preparation treenerid, siis
sain hakkama vaikselt. Kui sa nüüd ütled, et sa väga palju siis ennist nagu jõusaali ei sattunud, kas sul nagu, sa oled nagu üsna lühike oma positsiooni kohta, ma ütleks, aga sa hüppad nagu maru kõrgele. Kas see tuli nagu, oli juba sul enne TalTechi minekut? Enne TalTechi minekut oli jah, et ma arvan, see on seotud sellega, et ma elasin 5. korrusel ja ilma liftideta. Siis oligi see, et vahepeal tegin ise nagu trenni, jooksin sinna tagasi, et oli vaja mingisugust asjad viia või ma ei tea, jooksin sinna tagasi ja sääred oli päris heas vormis. Et mingit spetsiaalset asja nagu, et nüüd hakkan kõrgemale hüppama, ei teinud lihtsalt 5. korrus kõigile lifehack, kes tahavad, et nende lapsed kõrgele hüppama hakkavad, eks ole. Ja, ei no see ongi see redel, ongi see selline, et kui neid põrutuse teed, siis sääred lähevad päris korralikult koormus saavad selles mõttes, et aga mänguliselt ikkagi profi värk nüüd, et nüüd on mingid ootused, ma ei tea, kuidas sa seal alguses oli kohe nagu põhis või pidid oma koha eest natukene võitlema ka või kuidas need, kokku sa 4 aastat TalTechis veetsid, et kuidas see, ütleme siis see karjääri kumerus seal nagu kujunes? Ei no ikka step by step, kohe põhis ei saanud olla, sest mehed oli palju paremad kui mina ja tehniliselt ja füüsiliselt ja see on ka suur erinevus tasemel, et sellega ma harjusin umbes 2 aastat, et ja oli tahte palju, aga kui olin platsi peal, siis oli selline kadunud olin vahepeal, et ei saa aru, mis toimub, et kiirused on hoopis teised, tugevus on hoopis teine kui see ja kooli, mitte koolispordi, vaid spordikooli ja õige tase ongi hoopis teine. Ja kui keegi üksik oskab seal kõvasti lüüa, siis siin oskavad kõik seda teha ja ongi kõrgus on teine, kiirus on teine, sided on palju targemad, et igale poole võivad tõsta ja siis spordikoolis oli vähepal nii, et seal game lõpp, ma teame, et tõsta läheb sinna, sest ainult üks mees nagu lähendab ära. Siin kõik võivad lüüa, sa pead igale poole valmis olla ja sellega harjuksin päris kaua, et oli selles mõttes raske. Et läks tuju ka ikka pahaks vahepeal, et kurva, ütleme siis mokk-tõllakil trennist koju ja nagu, et ma ei tea, minul mingil hetkel karjääris ikkagi eriti pärast vigastusi tagasi tulles ja aina kõrgemale tasemele jõudes, siis oli väga raske ikkagi leida seda rõõmu jällegi see tuleb kindlasti sisse see, et mulle meeldiski nagu hea olla ka rohkem, aga põhimõtteliselt, kui ma tagasi vaatan oma viimasele pooleteist hooajale, siis ma ikkagi iga päev nagu sattusin uude depressiooni, nagu hommikuks oli see läinud, tegin trenni ära, miski ei õnnestunud jälle nii, nagu ma oma peas ette kujutasin, ma mäletasin ja jälle nagu maa must, et kuidas sa sellise asjaga toimed olid? Üksi tegelikult kodust ju nagu mega kaugel ka. Päris hea küsimus, et ma proovisin sellega olla nii, et realistlikuks võtta. Et kui praegu sees on selline, siis on nagu on ja see peab nagu vastu pidada ja ma ei mäleta sellist momenti, kui ma olin seal nagu väga mustas kuskil midagi. Et pigem oli see, et vahepeal oli tahte nii palju ja kui ma oma võimalust ei saanud, siis mul oli nagu selline, et mängida ei saanud ja seal vahepeal südistasin treenerid ka, ausalt, et ikkagi see nagu sõi mind seest ära, et väga ebameeldiv oli vahepeal, kui tunned, et okei, ma saan, ma olin täna paremas vormis kui teised või mis iganes ja siis võimalust ei saa ja ongi see, et kurat, ei saanud ja on see, et äkki homme ei tule trenni või mis iganes. Ei, ikka tuled, ikka teed ja järgmine kord saad oma võimusse näidata ennast. Vot selle suhtega mulle nagu rohkem meeldis olla. Mitte see, et ma nagu, ei klapi täna midagi. Ei, ma teen niimoodi, et klapiks küll. See oli minu selline
deviis. Nojah, et ikkagi lahenduste leidja, no tegelikult ma natuke vaatasin TalTechi ajal, no suviti hooaega pole, siis pidid tööle ka minema. Et kui lihtne nagu seda otsust võttud, jälle toon paralleeli endaga, isegi kui ma juba mängimise ajal ma ei pidanud kunagi tööd tegema, kui ma lõpetasin, mul oli isegi siis nagu raske ja tõele au andes, ega ma ei olegi nagu päris tööd väga palju selle 10 aasta jooksul teinud, ikkagi mingi lahenduse välja enda jaoks mõelnud. Aga seal oli mitu asja, esiteks see, et ma olin ju äge korvpallur, Eesti meister ja värki ja nüüd ma ei tea, lähen müüri laduma, mida küll teised mõtlevad. See on nii ajuvaba mõte üldse, tegelikult keegi ei mõtlegi selle peale reaalses elus, aga nagu tollel hetkel ise just karjäär katki läinud, maa must, kõik on pahasti, see tundub nagu nii raske. Aga mulle praegu sinu sellest meie senisest poole tunni vestlusest on mulje, et sa mõtlesid selle ka endale nagu kuidagi väga lihtsaks, et tuleb teha ja nenden ära ja nii ongi. No tegelikult mul oligi suvel samamoodi, et klubi hooaeg on läbi, kondisi kutset ei ole, ma ei tea, mida tegema peaks, lähen mingisugust tööle ja esimene aasta ma töötasin Balbinos, tegin jäätist, oli päris tore, sain oma nii-öelda palga kätte ja nautisin suve nii palju kui sain ja siis augustist jälle klubi juurde ja niimoodi oli esimesed 2 või 3 aastat oligi nii. Aga järgmised aastad ma üldse töötasin Maximas, et maja kõrval, kodu lähedal, et oleks selline see mugav ja ei ole vaja päris palju sõita ja palga suhtes on umbes sama ja siis pole väga mõtet sõita 30 minutit või 5 minutit kõndida. Ja oligi nii, et kui midagi muud varianti pole, kuskil spordiga seotud olla, kui suvel ei saa, siis teen tööd. Kuidagi ka selline päris lihtne minu poolt oli see, et no problem. Aga kas see kuidagi on nagu andnud lisamotivatsiooni, et veel jõhkramalt nagu edasi trenni teha, et kui sa neid suvesid nagu Maximas või Balbinos veetsid, et kas sa mõtlesid, et kurat, ma nüüd järgmine aasta teen niimoodi trenni, et ma 10 suve ei pea mitte midagi tein. Jaa, seda küll, see on praegu lifehack niimoodi, et kuule, rohkem ei taha. Davai, teen veel korralikum, et saada kuskile edasi ja kui TalTechist sain esimene kondise kutse, siis olin pool suve või mitte terve suve hooaeg olin kondisega, siis oli ka selline hoopis teine tunne kohe, et ma nüüd ei pea tööle minema ja mis iganes teha, et pigem olen spordiga seotud edasi, väga hea, väga sobib. Ja oligi see eesmärk, et samamoodi edasi jätkata. Ja sealt läksin juba Tartu, peale seda läksin juba välismaale niimoodi, et selle mõttega, et ma pigem tahan nagu rohkem palka, sellepärast, et ma pean siis paremini mängida, parem olla ja No siis on suvel aega rohkem ennast arendada ka, kui ei pea kastisegi tõstma. Absoluutselt, ja mis hetkel sul, TalTechis olid 4 hooaega, läksid Tartusse, aga mis hetkel tekkis tunne, et seal nagu Eesti liiga selles mõttes või Balti liiga jääb natuke väikseks, et tahaks uut kogemust välismaalt? Et kas see mõte tuli pähe enne seda, kui reaalselt pakkumine tuli, või siis sul lihtsalt mängisid Tartus, seal nautisid, et saad olla võrkpallur Eesti parimas klubis ja siis üks hetk on, ma ei tea, kuidas see siis käib, Facebookis või Gmailis või kuskil on mingi agent või klubijuht, et tule meile? Ei, ikka unistused oli varem ka, et ikkagi TalTechis juba oli juttu palju ka, et mehed tahavad välismaale, võib-olla keegi käis ja ütles, seal on hoopis teistmoodi, seal on nii professionaalne kõik, sa tegeled ainult sellega, sa selle eest nagu palju rohkem raha kui Eestis ja nii edasi, ja siis oligi ka see eesmärk esimene saada kondisele, saada selline võib-olla, TalTech oli minu ajal selline noorte klubi pigem, sest mängisid pigem need, kes õppisid seal TalTechis ja oligi see, et ma pean nagu edasi liikuma ja siis tahtsin küll
nii kiiresti kui võimalik minna välismaale, sest see on hoopis teine tase, hoopis teine nagu elustiil, sul peab olema ka, et sa oled professionaal, kui sa oled näiteks üks välismaalane võistkonnas, siis sa pead neid mängu otsustama ja nii edasi, kui sa oled põhis ikka. Ja siis see hoopis teine asi, mitte see, et ma mängin seal koduklubi juures, minu vastutus on suur aga mitte nii suur, nagu sa oled seal üks välismaalane, sest tavaliselt mäng läheb nagu pigem sinu poolt kõige rohkem. See on selline, no mitte reegel, vaid aga selleks välismaalase tuuakse. Absoluutselt, sellepärast, et noh, miks sa siis siin oled, kui sa ei otsusta mängu, kui sa ei võida, nagu, kui sa ei võistle ja nii edasi. Ja siis unistused oli suured ja veel enne Tartut. Aga kas oli varem ka võimalusi minna või see lõpuks siis Itaalia esiliigasse läksid vist pärast see Tartu hooaeg, on ju? Et kas see oligi nagu esimene nagu reaalne selline, et siin on number, siin on lennupiletid ja tule? Või... Ja see oli esimene. Ja see oli ka niimoodi, et ma mängisin nurgapositsioonil TalTechis ja siis viimane aasta meil nii-öelda Diago ei saanud hakkama, siis pani mind ja kuidagi klappis hästi ka. Ja siis ma sain kondise kutse mitte nurgaründajaid kohta, vaid Diago kohta. Ja sealt, kui oli kuldne liiga mängitud, siis ma sain seda kutse Itaaliasse ja mõtlesid kaua või? Ei, ikka mitte. Umbes nädal aega, et kas ma lähen, pigem küsimus oli, kas ma lähen üksi või naistega koos. Okei, ma just tahtsingi mõelda, et kas see nädal aega mõtlemist tähenduski, et sa tegelikult teadsid nagu kohe, kui sa lugesid, et ma panen siia, siin on lihtsalt vaja nüüd teistele jätta mulje natuke, et ma kaalun ja mõtlen kõik asjad läbi. Ja, natkene oli selline. Ei, no otsus oli selge, et ma pean minema, sest kui ma tahan jätkata, ma pean seda kogemus kätte saada. Ükskõik, mis seal nagu juhtub, kas ma saan hakkama või ei saa, ma pean minema. No ja lõpuks tuli päris hea kogemus vist või, et hooaeg oli pigem ikkagi maru raske, lõpuks esiliigast välja langemine. No kuidas siis oli seal selle välismaalasena olla, kelle otsa kõik justkui nagu vaatasid ka? Kus juures mulle meeldis. Oli niimoodi, et ma pidin iga mängu hästi mängida, palju skoorida, aga minu jaoks see ongi tähtis, et kui rohkem ma saan, siis paremini ma mängin. Kui saan seda nagu oma rütmi, oma, ma ei tea, kuuma kätte, siis ongi see, et olen pidurdamata vahepeal. Aga vahepeal, kui juhtus niimoodi, et mängu hakkas otsustama mingi teine mängumees, siis minu tase läks kohe ka alla niimoodi. Ja siis see, et ma olin põhimees, mulle aitas väga palju. Siis kui mäng jookseb, siis ma saan veel rohkem. Kui mängin hästi, saan veel rohkem ja siis oligi see, et minu jaoks oli nii-öelda tähtis ja väga hea võimalus. No, mingis mõttes ju öeldakse alati ikka, et individuaalne asi individuaalseks ikka tähtis on ikka, et meeskond ju võidaks, aga sellise pigem ikkagi veel noore sportlasena minna nagu välismaale, siis võib-olla ei peagi alati seda vaatama nüüd nii nagu karmilt, et kui meeskond kukub just teise liigast välja, et siis justkui ma oleks nagu hullult failinud, on ju, et ma saan aru, et sa võtsid nagu väga palju sealt positiivselt oma mängu kaasa ja tulevikus su karjääris nagu suudad selle kõik ju enda kasuks nagu pöörata, on ju, et Wikipediast lugedes et olid esiliigas, lõpuks olid teises liigas, võib jääda mulje, et sealt küll midagi nagu väga toredat ei saanud, sest ma tean ka, itaallased on ju väga emotsionaalsed, et seal kui ikkagi asi nool nagu alla on, siis päris karmiks ja nagu segaseks, eriti sellise rahuliku Eesti mehe jaoks see ümbrus. Selles mõttes ma ei ole rahulik, ma olin umbes sama ja siis kui ma jõudsin sinna, nemad said aru, et okei, see vend on umbes sama nagu meie. Ja siis me kuidagi meil ei olnud sellist momenti, et me hakkasime alla vaatama. Et igaks juhuks meil oli eesmärk selge, et me peame, kui hooaeg oli mitte kõige parem, meil ei klappinud hästi oma sidemängijaga ja kaudsime järjest, siis
ma mäletan seda, et kõik oli nagu kurjad, et niimoodi, no kurat küll, no me jälle kaotame, no mis toimub, no. Siis davai mehed, come on, paneme juurde, peame võita ja niimoodi. Ja siis kui tuli väike muudetus, meil vahepeal tuli teine nurk juurde, siis ma läksin diagonaali positsiooni pealt nurka, siis tegime switchi, sest meil oli noor nurk, kes ei saanud väga hakkama vastuvõtuga, siis oli väga raske midagi kuidagi teha teistpidi, siis me vahetasime ära, ta mängis diagonaalis, ma mängisin nurgas, siis tegin kõvasti trenni ka, et nii-öelda aasta aega ei ole vastu võetud ja kui mängisin Tartus. Vahepeal tegin ka nagu masina vastuvõtu, aga sa ei saa võrrelda seda, kui sa mängid nurgas, sa teed palju rohkem. Kogu aeg nagu osaled vastuvõtul ja siis kui Diago vahepeal sind võtakse nagu piiri poole, lihtsalt mingid pallid nii-öelda seivida. Ja siis oligi see, et hakkas paremini minema, et see muudetus tõi meil nagu uud energiat ja siis natukene läks kehvasti üks hetk, kui meil oli võimalus võita, siis ma jäin haigeks ja võistkond kaotas 3-1, kodus ka oli mäng, aga ma ei saanud üldse minna, sest mul oli 39 palavik ja oli nii kehva olla, et ma ei suutnud lihtsalt mängida. Ja see mäng oli selline väga oluline, kus meil ei saanud neid 3 punkte, mis meile vajalik oli, et püsida edasi liigas, sest meil oli suht võrdne, et kui me hooaja algusel kaotsime palju, meil oli umbes seal 7 punkti, teistel oli 20 punkti ja siis teine hooaja pool me hakkasime võita järjest. Ja siis meil oli umbes 18, 21, 24, selline, kui oleks võitnud, siis võrdleme ja siis kui on vaja, siis mängime veel mingid topeltmängud või nemad üldse kukuvad alla ja me läheme nagu püsime edasi liigas. Aga on nagu on, selles mõttes see oli väga äge kogemus minu jaoks ja et ma pool aastat mängisin diagonaalis, pool aastat mängisin nurgas ja see, et see liiga on väga professionaalne, kõik mängud olid Taraflexi peal, video challenge'id olid kogu aeg olemas. Seda atmosfääri ma ei unusta elu sees. See oli nagu väga kihvt. Ja Itaalias siis esiliiga ka ikkagi nagu profiliiga, korvpallis samamoodi, seal põhimõtteliselt 3 profiliigat üldse. Ja. Meil oli päris palju, oli 13 võistkonda, kui ma õigesti mäletan, ja kõik oli sellised, et kõik võivad võita. Et kui on natukene parem päev, siis ikkagi top 1 saab ka kaotada täna. Okei, võib-olla siuke küsimus ka, et kas Itaalia esiliiga palgad on siis võrreldavad Eesti nagu tipuga või? Ikka. Need võistkonnad, kes võistlevad titlite eest, maksavad kõvasti rohkem. Et 2 või 2,5 korda rohkem kui Eesti selline võrkpalluri palk. Et ikka, kui sa oled kuskil nii-öelda tabeli keskel, siis umbes sama, aga sinu karjääri mõttes see liiga on parem. Et seda liigat vaadatakse, kui sa näidad ennast hästi, kui sinu võistkond nagu püsib liigas, ei kuku välja, seal erinevad aspektid on, mis nagu treenerid vaatavad, siis ongi see parem, kui sa mängid lihtsalt Eestis ja jah. Sealt Itaaliast vaatamata sellele, et meeskondlikult nagu väga hästi läinud, sa ikkagi uue välisklubi leidsid ja seekord siis Šveitsi ka lahe riik, kus elada. Juba tunnetuse pealt ütleks, et palk ilmselt tõusis, kas ka nagu elatustase nii väga, selles enam nüüd kindel ei ole, aga ja Šveitsis vist ju hakkas karika võidu vist saitegi. See oli selline esimene ametlik mäng, nii-öelda superkarikas ja seda me võitsime. Ja sa said veel parima mängija auhinna, et imeline algus uues klubis vist või nii? Aga peale seda detsembris hakkasid võistkonnas probleemid, et oli selline ebamugav atmosfäär, kui võrdlen näiteks Itaalia võistkonnaga, siis oli selline väga ebamugav olla ka, et vahepeal mehed ei tahtnud nagu trenni teha, oli selline ebaprofessionaalne olek ja seal tuligi see probleem, kui ma
ise olin nagu agressiivne, ma tahtsin nagu võita, ma olin nagu välismaalane, ma tahan näidata ennast, võita, siis kohalikud pigem oli nagu komfortzoonis. Ja see oligi kõige suurem mure, kui ma hakkasin nendega nagu rääkida, et kuulge, no davai, no. Nad ja siis midagi ei näita. Ja siis, kui täna natukene ei klapi, siis nemad nagu ei proovi ka. See oligi see, et no kuulge, no me ei saa niimoodi. Meil on päris hea sats, me võitsime superkarika, me võitsime esimese raundi seda CEV liigas ka, see Euroopa liigas. Siis, no kuulge, davai, ma saan aru, et teil on oma töö, ma saan aru, et teil ei ole lihtne, aga no me saame võita. Ei, nende jaoks ei ole võib-olla nii oluline, aga no mul on raske hinnata, kõigil on oma elu ja lihtsalt ma võin öelda, sest et mul oli selline tunne, et no mehed saavad kõik teha, aga ei tee. Ja siis, mida ma pean mõelda siis? Aga kuidas sa selle tundega hakkama said? See on nagu päris nõme tunne. No ma tean, ma olen ju ka seda kuulnud. Eriti, ma olin ka sportlane, kes tahtis alati ikkagi maksimumi nii endas kui teistest ja see tekitas ka konflikti. Aga kuidas sa sellega, kas sa nagu, mis sa selles olukorras tegid? Kas sa panid juurde ja sundisid veel rohkem või sa nagu tõmbasid tagasi ja olid nagu okei, et teie tehke oma asja, ma teen oma asja? Ei, no platsi peal ma ikkagi mängisin lõpuni, et ma teadsin, et okei, kui me ei saa võita titlit, siis vähemalt minu statistika on korras ja kui minus küsitakse, siis ma ütlen, et no kuulge, vaadake statistikat, ma suhtiga mäng skoorin 20 punkti, no mida te veel tahate, no. Siis oligi see, et kindlasti nii-öelda minu moraalne pool oli täitsa nullis, et ma ei tea, ma mängisin ka niimoodi viimased mängud nii, et tegid nagu tööd lihtsalt ühesõnaga. No ma pean juba nagu olla ja okei, natukene on jäänud ja siis lähen tagasi Eesti ja rohkem neid inimesi ei näe. Ja oligi see hea, et mul naine oli kaasas ja ta aitas selles mõttes väga palju, et suht iga õhtu istusime, rääksime juttu, et no kuule, ma ei saa hakkama, aga peaks ikkagi lõpetada seda hooaja kuidagi normaalselt ja ta ütles ka, et no ma saan aru, aga no mis sa teed? See ongi sinu elu selline, sa ei saa vastutada teiste inimeste eest ja kannata ära. Saame hakkama ja... No said ju. Jäid ellu, mängisid ära, tulid tagasi. Ausalt peale seda hooaja ma võtsin ühendust Hendrik Rikandiga ja ütlesin, et kuule, ma tahan koju. Ma ei taha välismaale jääda. Ainult kui tuleb mingi suurepärane võimalus, siis võib olla. Siis võib olla, sest ma rohkem ei kannata ära lihtsalt. Okay. No, see oli väga, väga raske hooaeg minu jaoks ja ma ei tea, ausalt öelda, et ma andsin kõik, mis mul oli. Ohverdasin kõike, reaalselt. Ja iga palli eest võitlesin ja trennis ka lõpuni kõik ja mul ka vahepeal paar meest tuli minu juurde küsid, no kuidas sa jaksad nagu? Kuidas sa jaksad? No sa ütlesid, no kuule, selle eest ma raha saan. Ma tulin siia võrkpalli mängida, mitte see, et ma tulin Šveitsi vaatama. Aga see, et sa ei taha välismaa, see nagu kehtib, ma mille pärast ei taha uskuda, et sa nagu elu jooksul enam ei tahaks nagu välja minna, et lihtsalt nagu korraks nagu vaheaasta puhkuseks saada need Šveitsid välja. See oligi. Ei. Selles mõttes ma tulin tagasi ja peale seda hooaja oli väike puhkus, oli kondis ja siis juba nagu kondise lõpuks oli siukene, no juba võiks minna, et oli selline teine olek, kõik nagu naudivad seda võrkpalli, teevad täiega ja see ongi hoopis teine atmosfäär kohe ja siis sain kuidagi refreshi, aga juba leping oli olemas ja ma ei hakanud seal mingi lolli mängima, et no kuule, no ma tahan ikka ja ei oli otsus tehtud, siis jäin ja oligi see, et päris hea hooaeg oli ka, et võitsime 3-2 tiitlit ja võitsime seda sama superkarika ka Riias, mis oli, et minu jaoks oli ka väga päris hea hooaeg, siis selle vastu ei ole midagi öelda. No. See küll mingi vale otsus ei olnud küll. Okei, väga hea. No nüüd me oleme rääkinud, kuidas sa võrkpalluriks said, kus sa mänginud oled.
üks koht on tegelikult puudutamata, teeme lühidalt, aga Eesti koondis, mis tunne, ütleme, oli esimest kutset saada ja mis tundega, no tegelikult sellest me räägime hiljem võib-olla, et mis tundega sa nüüd jälle koondises oled, aga ma ei tea, meenuta oma esimesi koondise kogemusi, et kas sa kunagi üldse nagu, ütleme siis noore võrkpallurina mõtlesid sellest, et sina Eesti koondises? Väga mitte. Kuidas ma ütlesin, et kui ma olin 18, siis ma otsustasin, et ma tahan ikkagi edasi mängida. Ja siis, enne seda ma väga ei mõelnud ka, et okei, mul on mingi eesmärk, et jõuda seal koondisele mis iganes. Aga jah, kui juba see mõte tuli, et okei, mul istub hästi nii edasi, siis juba hakkasin ka vaatama neid koondise mänge, hakkasime seal TalTechiga, käisime ka vahepeal, kui oli suve lõpus võistlused, käisime ka vaatamas, kuidas meie Eesti koondis nagu mängib ja nii edasi ja siis klubi hooajal ka mängisime nagu nende meeste vastu, näiteks Tartus oli mitu koondise mängijaid, ma ütlesin okei, päris hea klubi, et kogu aeg finaalis ja mängivad hästi ja ongi eesmärgiks ka nagu võib-olla Tartusse jõuda ja nii-öelda koondis ka oli huvitav minu jaoks ja siis kuidagi hakkasin selle peale mõelda. Aga varem väga mitte. Aga kui kutse tuli, siis oligi see, et kas ma üldse saan hakkama, et ma ei tea, mis see tase üldse on, kuidas see välja näeb, et see on ka nagu hoopis teine, kui sa nii-öelda terve hooaeg mängid ühe satsiga ja siis sa tuled, sul on kõik kõige paremad mehed on kõrval. Ja siis ongi vaja kuidagi ennast nagu näidata, kuidagi veel parem olla ja ongi see, et väga suur roll on see, kuidas sa saad hakkama selle nagu nii-öelda klapiga. Kas klapib või ei klapi seal sidemängijaga, see meestega, kes sul kõrval on ja nii edasi. Ja sul on päris lühike periood ka, paar nädalat ja siis juba hakkavad mängud. Siis on ka see, et okei, pean kuidagi kiiresti harjuma sellega, muidu sul klubi hooajal on kuu aega, 2 kuud võib-olla, et kokku mängida kõik neid olukorrad ja sa oled nagu rohkem valmis selles mõttes. Siin sul peab olema nagu kiire adaptatsioon, nii et nii lihtne see ei ole. Sa tuled ja sul nagu tase on hea võib-olla, aga iga mängumees on erinev, seal tõste kiirus, kõrgus, ma ei tea, taimingud, see kõik on hoopis teine. Siis ongi see, et see esimene kutse oligi selline, et okei, vaatame, mis nagu saab ja see oli nagu ootamatu või sa oskasid? Pigem ma lootsin, et ma saan, et kui ma mäletan, et mängisin päris hästi, ise arvasin niimoodi, et äkki saab ja siis kui sain, oli väga õnnelik, et nüüd see nagu nii-öelda tee on avatud ja see koondise uks on lahti ja võib-olla järgmised aastad siis saan ka, kui esimese nagu kutse sain. No ma ei tea, kas see hetk on juba olnud, aga kui on, siis mis hetkel sa ennast nagu hakkasid siis mugavalt tundma ja said aru, et nagu see on ikkagi koht, kuhu ma kuulun? No siiamaani ei ole niimoodi, et ikka kogu aeg on selline küsimusmärk, kas ma olen piisavalt hea, et jätkata või noored on juba paremad kui mina või midagi sellist, et jah, igas võistkonnas on nagu omad nii-öelda staarid, on nii-öelda suure potentsiaaliga mängijad. Kui minu positsiooni peale tuleb mingi suur talent, mida ma tegema pean, ma pigem annan talle teed ja nii-öelda lähen oma klubi juurde ja siis olen nii-öelda vait, et selles mõttes, et see koondis on ikkagi see, et võistleme mitte ainult enda jaoks, vaid terve riigi jaoks ka, et ikkagi see nimi, see nagu sinu positsioon on tähtis, mitte ainult nagu sulle, et okei, ma siit nagu mingisugust raha saan või ma ei tea, ma klubi poolt mängin, saan oma nagu mingi medali kätte ja ongi kõik. Klubi jaoks on ka hea, et nagu võib-olla, ma ei tea,
tooma mingid uued sponsorid, kui võidame või mis iganes, aga no koondis see on selline nagu reaalselt suur koht ja väga tähtis mitte ainult nagu mulle, ainult treenerile, vaid nagu kõikidele. Ja see ongi see, et kui keegi on parem, siis ta peab mängida, et mingisugune tulemus saada, näiteks no EM-id, ma ei tea, no suured mingid turniirid, noh, kus juures olümpia on ka selline suur unistus ka minna, noh, kõige jaoks see on tähtis ja see ongi see, et davai, kes on parem, see peabki mängima, mitte see, et ma pean olema siin. Okay. Räägime natuke vigastustest ka. Mis on olnud sinu kõige raskem vigastus, aga jätame haiguse praegu välja? Kõige raskem oli hüppeliigese vigastus Makedoonias, sest nii-öelda ma sain päris hea võimaluse mängida, meie põhinurk oli vigastatud oma põlvega ja ei saanud edasi mängida, siis ma olin nagu nii-öelda järgmine valik, kes saab platsile ja siis kohe esimesel mängul ma kukkusin ja sain seda vigastust ja olin päris pikaks ajaks välja, mingi paar kuud oli ka ja kui noh, juba koondise esimene pool juba lõppes, siis ma enam-vähem sain korda, sain uuesti kutse teise poolega tulla ja siis oli sinnamaani veel valus. Siis me seal tegime tööd füsioterapeudiga ja kui ma õigesti mäletan, võtsime ka mingisugused tablakad, et seda põletiku ja vastane ja siis enam-vähem sain korda, aga siiamaani valutab. Siiamaani mängin ortoosiga või teipidega ja ongi see, et noh, ta küll hea ei ole. Ta annab tunda kogu aeg ja see ongi juba 3. aasta niimoodi. Et see oli jah, 2 hooaja tagasi see vigastus olnud siis. Okei, no see jah, kui nii kaua ikkagi tunda annab, see on päris kehva. Muidu ma tavaliselt küsin niisuguste vigastuste puhul, mis juhtuvad siis selliste võimaluste eel, siis ütleme, noh nagu sinu puhul ka, siis kas nagu tollel hetkel on nagu valusam, noh reaalselt see, et mul on jalg valus või siis see, et noh, mul oli nagu kandikul praegu võimalus võib-olla, noh, ma ei tea, mis siin korda saata ja see jääb nagu närima. Kas sul on sama? Ikka, meil oli selles mõttes päris mitu mängu mängida veel. See, mis juhtus Makedoonia vastu, ja siis peale seda meil oli Eestis mängud, see oma publiku eest ka, see on ka nagu hoopis teine asi, kui sa mängid kuskil võrsil ja ikkagi fännid proovivad ka kohale jõuda ja vaadata, kes saab, aga kui on oma saal, oma publik, see on hoopis teine tunnena ja see ongi see, et okei, ja võib-olla teised on natukene paremad, aga ma sain oma võimalust praegu ja pommuisime mäng kohe väljas ja ongi see, et noh, kuidas see võimalik on. Et ma tegin trenni, ma valmistasin ja noh, ebaõnnestus, kukkusin, mis sa teed? Ma ei tea, kas seal oli mingi vastase jalg või ma ise kuidagi mandusin kehvasti või mis iganes, see on juba teine küsimus. Aga see, et ma nagu edasi mängida ei saa, see on kõige hullem, jah. Aga see kohe aru, kui nagu maandusid, et siin on nagu kõik või tuli see, noh, ma ise olen nagu väga palju saanud niimoodi haiget ja siis olen nagu savimäng käib, panen edasi. Lõpuks see mulle natuke saatuslikuks sai ka, sest noh, oligi nagu vigastus, mida ma ignoreerisin ja lõpuks see läks hästi suureks. Aga kas sa olid nagu kohe või sa olid nagu tõmmake teip peale, ma panen edasi? Ei kohe, ma ei saanud astuda jala peale. Et ja sellised väiksed vigastusi mul oli ka selles mõttes, et kukkusin, siis on valus, aga ei, saame hakkama. Oli sellist asja. Praegu juhtus nii, et no ei saanud astuda üldse jala peale. Ja siis oligi väike variant, et okei, võib-olla nädalaga saab ka korda, et mingi jää peale, natukene puhkust, aga ei, ma ei saanud normaalselt kõndida veel 2 nädalat ei saanud. Ja siis oligi see, et valulik ja nii edasi, et võimalust ei olnud mängida edasi.
aga ma ei tea, noore sportlasena ka kindlasti, noh ikka näpud ja ma ei tea, põlved katki ja et kas sul oli ka noorena tunne, et noh, see ongi normaalne, keha peabki, no minu treener õpetas mulle, et kui ma ärkan ühel hommikul ja mul pole kuskilt valus, siis järelikult ma olen surnud. et missugune sinu nagu mentaliteet oli, noh ma saan aru, kui ütleme, see jalavigastus on üks su raskemaid, siis ega sul selles mõttes nagu traumade mõttes just, noh on päris okeilt läinud, võiks vist öelda. Trauma suhtes jaa, et aga on nagu teised probleemid, on tavaliselt ka nagu neid hüppe jala nii-öelda kõõlused, on suht kogu aeg valusad ja pean sellega toimetama ja teha spetsiifiliseid harjutusi ja hoida nagu seda jalgu kogu aeg toonusest, muidu ka on väga-väga raske nagu hüpata ja üldse liikuda. Aga noh, ja ma ei tea, spordiga meie võrkpalliga seotud ka õlad, kõige rohkem sellised võib-olla künnarnukid ja sõrmed ka vahepeal blokis mingisugused touchid ja võivad väga valusaks ka teha, aga selles mõttes suht chill oli ja minu karjääri mõttes, et selline suurem vigastus oligi see hüpekas, ma arvan. Et ei pidanud ennast harjutama mõttega, et noh, et spordis ju keha ongi nagu tööriist ja tööriist vahel vajabki nagu putitamist, et see on nagu meil ongi selline nali ka, et füsioterapeudiga ka, et no kas täna lähme massaažile? Ei, meil on hooldus. Täpselt ei ole siin mingit puhkust. Jaa, absoluutselt. Aga no nüüd jõuamegi siis selle päris teemani, võib-olla ka, millest ma täna väga palju, või noh, mitte väga palju, aga nagu väga tahan rääkida, sest et see on tõesti teema, mida peavõidus veel puudutatud pole, aga ühel hetkel oli, noh, üldiselt sportlase elu õpetab meid ju uskuma, et kui teeme piisavalt tööd, kannatame oma asjad ära, hoolitseme oma keha eest, siis ühel hetkel nagu on kõik hästi ja me oleme seal, kus me nagu tahame, aga sinu puhul nagu see hetk, kus loogika enam ei pädenud, tuli nagu päris vara. Ma ei tea, ma olen kuulnud, et inimesed, kes saavad vähidiagnoosi, et nad mäletavad seda hetke, kui arst seda ütleb nagu elu lõpuni. Sul veel väga palju sellest ju meeles ei ole, et ma usun, et sul on see, nagu see tunne või meeles, et mis need esimesed mõtted on midagi sellist kuuldes ja võib-olla sa räägid siia alguses kohe ära ka, et mis sorti siis vähk sul üldse nagu oli ja mis see nagu tähendab? Follikulaarne lümfoom oli. See lümfidega seotud, nii-öelda verega seotud asi, et ja lümfides oli neid rakud. Ma ei ole nii suur spetsialist, et väga raske kõik seda hinnata, kas see oli pigem nagu lihtne variant. See ei ole, vahet ei ole. Vahet ei ole, jah, selles mõttes, aga jah, seda hetki, kui ma sain seda info kätte, on väga nagu hästi mäletan, et mul tegelikult see hakkas kasvama kurgus mingisugune tsüst, et panin tähele, et noh, midagi segab. Vaatsin peeglist ka, no ei tea, mis asi see on. No okei, no käe peal võiks ka midagi kasvada, no juhtub. Okei. Ja see oli suve algus, nii-öelda kondise esimene laager või ma ei mäleta, see aasta meil oli Euroliiga või ei olnud, ei ole väga tähtis tegelikult. Siis jah, kuidagi, kui ei seganud liiga palju, siis arsti juurde ka ei ole pöördunud ja kuidagi, ma ei tea, rääkisin naistega, ta mul töötab see Tartu polikliinikus ja siis ta ütles, no kindlasti mine näita, miks mitte, nagu peame teada, mis asi see on, äkki nad ütlevad, et kõik on nagu tipp-top või on vaja ära lõigata või mis iganes, no pead ikkagi teadma, no. Ütlesin, no okei, pane mulle aeg kirja, lähme vaatame. Siis arstid vaatasid, ma selgitasin ka, kuidas see juhtus, millal hakkas kasvatama see asina ja ütlesid, no me väga ei oska öelda kaasa, mis see on, sest väga harva näeme sellised olukorras, et kuradi siin mandli peal mingisugune kasve. Okei, aga paneme siis sulle aega kirja, et lõikame välja seda. Ma ütlesin, okei, kas see ootab või ei oota? Ta ütles, et no kui sind ise ei sega, siis pigem ootab. Ma ütlesin, okei, hästi,
teeme nii ja siis ma mängisin lõpuni seda koondise suve ja siis mul täpselt enne Tšehhi minekut oli operatsioon. Ma ikkagi teatasin ka klubi, et no vot selline olukord, ma pean minema ja siis ongi see taastumine ongi selline 1,5 nädalat, et lihtsalt seda mandel peabki korda saada, et saaks nagu korralikult juba süüa ja nii edasi, nii edasi. Et jah, siis oli välja lõigatud, rahulikult pakkasin oma asjad, hakkasin oma autoga liikuma Tšehhi, jõudsin kohale, sõin seal erinevad banaanid ja jogurtid ainult. No, olen käinud mandliõpil. ja teist toitu väga ei saanud süüa ja siis oligi see, et sain enam-vähem korda, juba sain liikuda, joosta ja nii edasi trenni tegema ja siis tunne on juba hea, ilm on soe, uus klubi, uus seltskond, uus riik, kõik on suurepärane. Ma mäletan, käisin poest läbi ja siis peale seda juba võtsin riided kaasa, läksin, maja all oli restoran täpselt, mõtlesin, okei, lähen võtan mingi lõunasöögi, mingi supi, nii edasi. Istun, ilm on ilus, päike paistab, söön ära ja siis tuleb kõne. Vaatan, Tartu polikliinikum, mõtlesin, okei, võtan vastu, mulle ütlevad, tere, millal saate vastuvõtule tulla? Mõtlesin, no ma ei saa, ma olen Tšehhis. Mõtlesin, no te peate tulema, mõtlesin, mis toimub, ma ei saa aru, mis te räägite. No teil on nii-öelda follikulaarne lümfoom, ma ütlesin, mis asi see on? Ma kujutan ette. Mis asi see on? Nagu, hoopis ma ütlen, kas te mingi latina keeles räägite või mis iganes. Ei, teil on nagu vähk. Ma ütlesin, mis asja? Ja ma ei suutnud edasi oma lõunasöögi ka ära süüa. Ma lihtsalt istusin, ma mäletan, et mul käed oli mingi 100 kilogrammi, nagu kangid niimoodi, et ma ei suutnud üldse liikuda kuidagi. Ja siis istun šokis, selline, ma ei tea, prostratsioon oli midagi sellist, et enam-vähem ka pea hakkas nagu ringi käima niimoodi. Et no okei, mis siis edasi saab? Nagu okei, siis kohe võtsin telefoni, helistasin naisele, ütlesin, no vot selline jama, helistati polikliinikust, öeldi, et no vot nii ongi. Ta oli ka kohe nagu šokis, nagu mis asja, nagu sa just läksid ju, kuidas sa, ei tea, mis teha nagu. Okei, siis ma ei tea, kui kaua ma seal istusin, lihtsalt mõtlesin ja ma ei tea, jõin vett ja vaatan üles, vaatan, et treener läheb ka saali. Ma kutsusin teda ja ütlesin, no ma sain praegu kõne, et see asi, mis oli välja lõigatud, see on vähk ja ma pean vähemalt kontrollis käia. Aga suht kindel, et tuleb mingisugune ravi. Et ikkagi seal võttis paar päeva veel, et mingi sügava testi ka teha sellest asjadest, mis täpselt see asi on. Et esialgu see on vähk, aga milline me veel ei teadnud. Et midagi sellist oli, kui ma väga hästi seda ei mäleta, mis selle öeldi, et ma olin šokis. Aga ma mõtlen, kui palju selles telefonikõnes seda infot nagu oli, et peale selle, et sa pead tulema, sul on see raske sõna, ladinakeelne sõna seal, et sul on vähk, aga kui palju seal selles kõnes veel öeldakse, et nagu rahu, et kõik... Ja, et rahu, midagi nagu hullu ei ole, te peate nagu kontrollimas käia praegu ja et me saadame veel edasi seda sügava testi veel, et võtab ka natukene aega, oodake rahulikult, lihtsalt ongi see, et te kindel, et te peate nagu vastuvõtule tulla. Et niimoodi. Siis ikka, see küll ei aita, sul kohe nagu pea mõtted täis ja mis saab, kui hulluks see võiks nagu minna ja nii edasi. Et jah, vot siis hakkasin peale seda klubidega rääkida, et no äkki see oligi ainuke ja siis ma ei tea, ma lähen ja seal ühe kuuga võib-olla teevad mingisugused protseduuri ja ongi läbi, võib-olla oligi see tsüst oligi ainuke ja midagi rohkem pole võib-olla.
aga kui ma jõudsin kohale, juba sain teada, et ikkagi seda ravida vaja ja seda keemiateraapia tuleb ja see kiiritusravi tuleb veel ja see, et see kestab ikkagi mitte 1 kuu, vaid pool aastat vähemalt, et ja on vaja veel nagu erinevad testid veel teha, et täpselt öelda, kui palju seda on vaja seda keemiat teha, sest on erinevad kuurid nii-öelda, kas ma tean, 4 korda või 6 korda või 10 korda ja kui tugev ta peab olema ja ma ei tea ja need varianti on palju. Ja siis kui jõudsin juba tagasi Eesti, käisin juba oma arsti juures, raviarsti juures, rääkisime juttu, panime mingisugune plaan paika, et mida nagu edasi saab, kuidas, mida teha peaks ja ongi nii. Aga kui palju seal see, ütleme, kõne ja su Eestisse jõudmise selle raviarstiga kohtumise vahel oli? Ma arvan, et ma ootasime seda sügava testi ikkagi 2-3 päeva ja kui saime seda vastust, et nüüd teil on aeg pandud seal, kui te jõuate, siis see reede juba, aga see oli juba kolmapäev näiteks või midagi sellist, siis ma ütlesin, kas ma jõuan või ei jõua, ma rääkisin nendega, ma olen Tšehhis, mul reaalselt nagu 2 päeva sõita, seal umbes, ma ei tea, 18 tunni, 16 tunni, siis pange pigem nagu esmaspäeval või et ma rahulikult võin ka nagu asjad pakkida ja rahulikult sõita, et mitte 1 päevaga ja pummu juba kohale. Siis panime seda aeg paika ja oligi see umbes nädala jooksul. See selgus. Ma lihtsalt ise kujutan ette, et iga kord, kui mul midagi juhtub või mul nüüd lastel midagi juhtub, siis kohe Google'isse tõk ja siis see, et mitmendale lehele siis Google'isse jõudsid nagu oma nende sümptomite ja nimedega. See jõudsin küll, kui mul naine töötab ka polikliinikus, siis oli natukene lihtsam, ta läks ka kohe nagu rääkima oma tuttava see arstiga ka, et mis see võiks nagu olla, kui kehva see on ja öeldi suht kohe, et oleneb, kas ta on nagu agressiivne või lihtsalt chill või? Ja midagi, ongi see ja kõige hullem oli see, et oli risk, et ta oli nagu nii-öelda passiivne ja tekkis agressiivselt, siis see on nagu väga kehva ja siis see võib olla isegi ravida ei saa. Ja siis, kui saime seda sügava testi juba vastust, siis oli selge, et ta on lihtsalt agressiivne, see on võiks seda ravida, et mingi väga hullu ei ole ja kui ma jõudsin juba Eesti, oli veel muud testid ka tehtud, seal see tomograafia kontrastainega, siis saime aru, et liiga palju ei ole, mingit metastaasi ka ei ole või mis iganes ja siis oligi see plaan pandud, et väga suurt protseduuri ei tee, tuleb selline natukene rohkem kui keskmine keemia, nii-öelda tugevuse järgi ja tuleb ainult nagu 4 kursust ja see oligi 1 päevaga ma tulin sinna polikliinikusse, oli see keemiakuur pluss mingisugune mingi asi, ma ei tea, kuidas see õigesti on ja siis peale seda oli ka hormoonikuur ka et see oli nii-öelda kõige rõvedam asi, sest 100 milligrammi päevas pidin sööma ja see on 20 tablakat. Ja siis koos sellega tuleb mingi maokaitse, veel mingisugune veelasi ja ongi see, et sul kõht lihtsalt ei saa hakkama sellega. Sul kogu aeg on süke tunne, et hakkad oksendama ja süke väga, väga rõve oli olla. Aga see keemia 1 päevaga, see oli suht chill, et tuled, paned ennast pikali, sul paned seda kanüüli, võtavad verd ka nagu vereproovi ja siis saad seda keemiat ja siis lähed suht kohe koju, kui tunned ennast hästi. Siis ma tundsin ennast hästi, läksin kohe koju
hakkasin seda tablaka kuur hakkas ja see kestis ka 4-5 päeva, päris suur kuur ja vot umbes 1,5-2 nädalat peale seda oli väga kehva. Kõhuga oli nii, et väga süüa ei taha, aga kõht on tühi, nagu tahaks süüa, aga mingi isu ei ole süüa ja vot see oli kõige raskem, aga see keemia läks pigem nagu lihtsalt. Et mingisugused nagu suurt probleemi ei olnud, et ma midagi teha nagu ei saanud. Okei, aga kas see, no ma mõtlen ikkagi, et kui mulle arst helistaks, ütleks pahaloomuline kasvaja, siis esimene mõte oleks ikkagi, et kaua mul jäänud on nagu. see oligi küsimus ka esialgu, aga kui Aga kui kiirelt sa võib-olla siis said aru, ma saan aru, et tulidki Eestisse, oli see arst, siis oli need süvaproovid võetud ja siis tegelikult, siis olid juba nagu mingis mõttes ju head uudised, et kõik on nagu fine. Ravitav ja asi. Et liiga palju siis nagu praadi on pidanud, ma arvan, see nädal muidugi oli nagu karm, on ju. Ja. Oli selline, et närv sees ja käed värisevad ja selline, aga kui sai räägitud, et davai, ravime ära, kõik saame korda, siis oli selline, okei, mängida võrkpalli ei saa, aga vähemalt jään ellu. Siin ongi mul ka küsimus kirjas, et kas su esimene hirm oli seotud eluga või hoopis sellega, et enam saab võrku mängida? Ei, ikka eluga. Ikka see asi kõige tähtsam. See, et nagu ma mängida ei saa, on ikkagi paha nagu, aga muud variandid ka. Võiks nagu mingisugust treeneri tööd teha või midagi muud ka on varianti, elu sellega ei lõppe. Ja see mulle meeldib, see on minu lemmik nagu nii-öelda töö ja istub hästi, aga vabandust, kui sul on selline diagnoos, siis kuule lõpeta ära. Aga siuke küsimus ka veel, et ma mäletan, kui mul olid ikkagi, jällegi mina oma mõttetu põlvevigastusega siin, aga kui need asjad juhtusid, siis mul oli mingis mõttes alati nagu oma näiteks emale oli nagu palju raskem nagu öelda, et ma nüüd olen jälle see kuradi ma vigastus, jälle ma ei saa, on ja aga ise ma nagu tean, mis see tähendab, ma tean, kuidas sellest välja tulla, ma tean neid asju, on ja aga neile see üldse, ma ei tea, kuidas sinul nagu elukaaslane siis, tema on teemas sees, temaga, ta nagu teadis, aga kas su vanemad juba nagu seda teadsid, et sul see mingi kurgu asi oli tekkinud ja sa käisid lõikusel ja mingid... Ja ikka, nemad oli kursus vabandust. Siis ma ei mäleta täpselt, millal ma ütlesin vanematele, aga neil oli, ma arvan, ilge panika. Et kuidas see nagu, esialgu, kuidas see võimalik on, sa oled nagu sportlane, sa oled nagu hästi, ma ei tea, sööd hästi, tegeled spordi, see nagu ei ole nagu loogiline, kuidas see nagu võimalik on, see ei ole mingisugune, ma ei tea, mingi haige inimene, et kellega nagu võiks see olla nagu. Siin ma ütlesin, kuule, mitte keegi ei ole kaitsnud ja kõigil on neid nagu rakud olemas, kui mingisugune viga tuleb organismil, siis ei saa neid rakkusi kuidagi kinni panna või kuidas üle elada ja juhtus nii. Siis nemad said ka aru, et okei, see on siuke võimalus ravida, okei, see aeg on raske, aga ei, ikkagi siuke mõistlik. Ikkagi ei uskunud väga, et see võimalik on, aga reaalselt on selline, et okei, ravime, davai. Aga kui palju sul oli neid, ma ei tea, nimetame neid siis kurbuse või viha hetkedeks või nendele, et kui sa esitasid endale küsimust, et miks just mina, seesama see, mis sa praegu ütlesid ju ongi, teed sporti, elad korralikult, toitud, ma eeldan, et ei tee mingeid siukseid jumala kartlikke patte ka, mille eest jumal võiks karistada. Et ma ise ikkagi oma põlve puhul mõtlesin päris palju, et miks mina, et ma ju pingutan ja teen ja olen aus, aga nüüd siuke jama, ma ei tea, kas... Väga ei mõelnud selle peale, ausalt, et okei, oli mingisugune mõte, nagu miks mina, jah, aga... Ega see mõte tegelikult ei aita nagu üldse? Ei aita üldse, jah. Pigem ma võtsin seda nii, et
on nagu on ja okei, nagu sain haigeks. Minu jaoks ei olnud mingisugune nagu lõpp või ma ei tea, mingisugune nagu diagnoos. Ma kuidagi mõtlesin nii, et no okei, jäin haigeks, juhtub. No ja siis selle mõttega juba läksin edasi. Et ja natukene siuke ebameeldiv. Ikkagi see asi ei ole nagu nii lihtne, nagu mingi kurguvalu või väike palavik. Aga no minu jaoks ma hindasin nii, et no jah, olen haige. Ja mis teha, no. Aga kui palju sa teiste ees nagu paremat nägu tegema pidid või pidid üldse või kui tegelikult seest tundsid? Väga mitte. Et mul klubi teatis, vanemad teatis, sõbrad kõik oli ka kursis, et ma ei pidanud seal mingisugused lolli mängima, et kõik on korras. Said rahulikult haige olla? ei, selles mõttes ma olingi korras, et oli kõht oli valus ja kui see kuur oli ja aga muud ei olnud midagi. Kui sain enam korda, siis käisin trennis, käisin võistlusel see võistkonnaga, siis käisin igal pool jalutamas ja mingisugust probleemi polnud. See oligi natukene, ei olnud harjunud sellega, et juuksed kukkusid välja lihtsalt. Okay. Sellega ka oli siuke imelik veits. Istun rahulikult kodus, natukene katsun oma pea ja siis võtan papah. Juuksed lihtsalt kukuvad niimoodi nagu niimoodi, et siis olin natukene šokis nagu oi, mis toimub ja siis kui enam-vähem oli kõik juba välja kukkunud, siis masinaga üle, et oleks võrdne. Ja siis oligi see esimesed 2 nädalat siuke harjumatu, et vaatan peeglist ja ei tunne ennast, et kes see on, et oli selline pikem habe ka ja juuksed sellised korralikud ja siis 0. Oi. Aga mul oli siin üks hea mõte vahepeal peas, mis läks natuke, et nagu ma aru saan, siis ikkagi ütleme, et kõige raskem selle puhul oli ikkagi see kõne ja nädal pärast seda, ütleme mentaalselt on ja füüsiliselt kõige raskem siis paar nädalat pärast seda hormoonikuuri. Ja ülejäänud aeg, kui sa siis ütleks, et no võib-olla väike väsimus, aga nagu üldises plaanis täiesti okei. Ei, no pigem okei. Aga ikkagi, kui olin tippsportlane ja olen tippsportlane, siis oligi see, et no ikkagi mängida tahaks. Ikkagi ja see, et ma abitreeneri ameti sain, see oli väga hea ja suur toetus mulle ka, et ma vähemalt olen nagu võistkonnaga koos, teen midagi, liigun samamoodi võrkpalliga seotud ja see oli minu jaoks väga oluline, et no seltskond on vist nendes ongi oluline, eriti kui sa oled karjas kasvanud on ja kogu aeg on 10+ tüüpi ümber ja ühel hetkel oled raskes seisus ja veel nagu täitsa üksi, et eriti kui sul kaaslane töötab meditsiinis, siis teda väga palju kodus näha tõenäoliselt. Kusjuures piisavalt palju. Okei, aga sisuliselt ikkagi vähemalt mina tunnen ka, et pärast nagu kossu lõpetamist seda karjast on nagu puudu. Ja iga kord, kui saad karja tagasi, siis on nii hea, ükskõik mis elus parasjagu toimub. Ja. Oli väga palju momente, kui platsi kõrval tuli, ma tean, et ma saan paremini teha kui mängur, kes on praegu platsil. No davai, sa võid ju teha ju. Vaat niimoodi oli. Et vaatan, keegi nagu teeb mingisugust vigu ja ma sa saad ju. Come on, ma ka saan, come on. Vaat selline tunne oli. Okei, see on hea. Kas kogu selle protsessi käigus eesmärk oli kogu aeg ikkagi nagu võrguplatsile nagu tagasida või see tekkis mingi hetkel seal, et ütleme, kui oli selge, et eluga sa tuled asjast välja korda, siis ilmselt järgmine mõte võiski juba olla, et millal nagu ütlen ausalt, esimene küsimus raviarstil oli, millal ma tagasi platsile saan. Okay. Et kui ma jõudsin tagasi, siis ja see oli esimene küsimus. Ja siis
see, et me saame ravida. See tuli alles pärast välja? Ei, no ma juba sain okay. Juba aru, et see on juba kontrolli all nii-öelda. Siis esimene küsimus oli, millal ma tagasi platsile saan ja igast tähes sul on risk, et see pask tuleb tagasi. Aga sa ei saa mõelda, et oi, ma ei saa ravida või mis iganes. Ei, mul sellist asju ei olnud. Mul oli selline fookus, ma praegu ravin, praegu ma ei mängi, aga kui saan korda, tulen tagasi. Niimoodi ma mõtlesin. Okay. Aga tõenäoliselt hakkasid nagu ikkagi liigutama vastavalt enesetundele, on ju, et päris sellist esimese trenni, ma ei tea, mida sa siis nimetaks esimeseks trenniks pärast siis ütleme seda ravi või? Ma arvan esimene... Kus nagu mingi emotsioon nagu meeles, et I'm back näiteks? Ma tegin oma esiliiga meestega trenni esimene ja enne seda ma käisin vahepeal jooksmas, tegin natukene jõusaali ja siis oli mingisugune päev, et rohkem kui pool võistkonda ei saanud trenni tulla ja meid oli väga vähe, siis ma tõmbasin särk selga ja tegin endega trenni ja see oli selline esimene minu nagu hea mulje, et sain vähemalt seal natukene hüpata, natukene joosta, servida, vastu võtta ja ma arvan, see oli selline esimene trenn. Ja vahepeal olin naiste trennis ka platsil olemas, siis meil see aasta juhtus päris palju vigastusi ja alati oli 11 naist ainult trennis ja siis oli üks koht alati tühi ja siis ma võtsin enda peale seda koha, mängisin seal kaitses, natukene aitasin neile, et saaks korralikult kuiku teha, siis kui sul on keskplatsi on vaba koht, siis on päris lihtne skoorida ka ja niimoodi sa väga ei valmistu ja ongi see, et kui koht on täidetud, siis sina enam väga lüüa ei saa ka, et on vaja midagi targemat välja mõelda. Ja see oligi ka päris nagu mõnus olek, et ikkagi võistkonna osa ikka. Et ma naiste võrkpallis niikuinii mängida ei saa selles mõttes, et aga kui saan neile aidata paremat vormi saada ja paremini nagu mängida ja valmistama, siis see oli ka selline väga tore tunne ja see platsi olek oli ka selline mõnus. No täna sa oled siin stuudios, Eesti koondise dress on seljas, ütlesid, et 3 nädalat oled nüüd täiega jälle trenni teinud, et ma ei tea, kas nagu mingi hetk nagu kogu selle kasvaja teema puhul nagu mõtlesid, et kas sa saad seda veel kunagi või enne rääkisime sellest jalavigastusest, mis tuli enne nagu valusaid hetki, et ma ei tea, mis tunne on ikkagi nagu uuesti koondise nagu vormis olla seal trennis, käia, täie kõike kaasa teha, ma ei tea, ma ise küsin suhte küsimust, külmavärinad tulevad peale, et ilmselt on ikkagi nagu maru hea tunne. Jaa, tunne on suurepärane, et see, kui sa saad oma nagu seda lemmik tegevusega edasi tegeleda ja siis see on natukene minu jaoks oli unustatud tunne ka, et aasta aega ei ole sellist nagu täiega trenni teinud, seda koormuse vastupidamist ka ei olnud nii palju ja oligi see, et peale seal esimesed paar rasked trennid olid ka üle 2-tunnilised, siis tulin hotelli nii, et ma lihtsalt jään magama, et energiat ei ole ja väga raske, aga tunne oli selline, et seda mul oli puudu kõvasti. Et hea meelega jäin puhkama nii-öelda. Meil on umbes 1,5 tundi juba räägitud, see on nii põnev, aga proovin kuskilt otsast seda kokku hakata võtma. No ma ei tea, küsime niisuguseid küsimusi, et kas täna on nagu miski sinu jaoks nagu teise tähenduse kui enne haigust, ma ei tea, kas on mingid asjad, mille peale sa nagu enam energiat ei raiska, kas sa oled täna kuidagi õnnelikum, kas sealt on midagi, mis sind nagu
tänases elus või edasises elus ilma nagu haiguseta, aga see, mis sellest protsessist nagu õppisid, mis sind nagu tulevikus nagu aitab kuidagi? Väga hea küsimus. Ma arvan, et ma olen sama inimene, nagu ma olin. Ma ei usu, et midagi see haigus muutis midagi. Et vähemalt ma ei taha, et muudaks. Samamoodi tahan mängida, samamoodi tahan elada edasi ja võrkpall ja üldse sport, see on võistlus ja see haigus oli ka nagu võistlus. Kõrgemate panustega. Ja, natukene ja ikka. Et kas ma saan hakkama või mitte. Ja... Aga see mõte sellest vähist ja nagu sa tegelikult ütlesid, et see pask võib iga hetk tagasi ka tulla, et kas see on nagu midagi, mille peale sa nagu päriselt nagu mõtled ka? Või... Kahjuks jah. Et ongi see, kui vaata, sa oled natukene haige ja saad sellega nagu korda, ma ei tea, võtad seal parastamooli, puhkad paar päeva. Sa tead, igaks juhuks tuleb tagasi mingi hetk, saad mingit viirust ja jälle oled natukene haige. Aga jälle paar päeva, nädal aega oled korras. Sellega asjaga ongi see, kui tuleb tagasi, siis ravida veel raskem. Ja kõige tähtsam ongi see, tahaks kindel olla, et see jama ei tule tagasi. Ja kui natukene hakkad mõelda selle peale, siis tuleb selline ebamugav tunne veits, et siuke hakkab natukene kartma ka, natukene see nagu sügeleb sees, et kurat, ma ei tea, risk ikka on. Mitte keegi ei ole siukest nagu massinat olemas, et skaneeriks täitsa kõik neid rakud. Sa ei saa näha neid. Kui kuskil midagigi on, siis saab uuesti kasvata hakkama. Okay. No korra pean veel küsima, et sul oli, et su põhisümptom oli see, et sul on kurgus mingi asi, mitte midagi muud nagu ei ütleks, okei. Siis ma lihtsalt ise hakkasin mõtlema selle peale, et kui mul ongi, tuleb nohu, tõenäoliselt väga kiiresti jõuaks mõte sinna, et äkki see ei olegi nohu. Ei. Seda ei ole, ei ole. Ma täpselt ei tea, aga peavad olema mingisugused sümptomid, mis ei ole nagu tavalised. See ongi, mul oli kurgus kasve ja ma ei tea, kui on mingi teine sugune pahalumuline kasve, siis peavad olema mingisugused teised sümptomid, mis ei ole nagu tavalised. Ja või sa, ma ei tea, läheb silm mustaks või mis iganes sa, ma ei tea, kukud või tunned midagi kõhuvalu kogu aeg. Vot sellega võiks nagu pöörduda ja kontrollida üle, aga kui sul mingid sümptomid nagu selged pole, siis ei pea mõtlema, et äkki mul on mingisugune kuradi kasve olemas. Ei, see küll ei aita, sa hakkad lihtsalt lolliks minema, et iga asja eest nagu oi, võiks tulla. Ei. Nii, nagu ma sain aru, nii need asjad ei käi. Okay. Et ikkagi sul peab selline nagu pigem nagu selge olema. Et organism töötab valesti, reaalselt. Sul on kogu aeg seal kehv olla, ma ei tea, nagu ma ütlesin, kõht valus, midagi sellist, ma ei tea, sa oled näost valge või mis iganes see, et ei ole tavaliselt sina. Siis võib juba midagi mõelda, aga samamoodi võiks mingi teine haigus ka olla, lihtsalt, ma ei tea, kõhuga mingi seotud midagi sellist. Ei ole vaja mõelda, et see kohe vähk. Ikka, kui tunned midagi, siis mine arstile juurde rahulikult, ütle, et vaadake, ma tunnen seda. Sellega ma ei ole harinud, see ei ole mingi tavaline minu asi, et davai teeme mingisugust testi. Okay. Siis niimoodi. Väga hea, et selle mulle ära seletasid, aga viimane küsimus sulle, et kui sa saaksid rääkida siis selle iseendaga, kes istus seal Šveitsis, sõi oma suppi, Tšehhis, sorry.
sõid suppi, arst helistas ja siis vaene Valentin jääb sinna istuma, rasked käed rippumas, et kas oleks midagi, mis sa talle nagu ütleksid, kui sa saaksid praegu seal olukorras olla? Arstile? Ei, iseendale. Iseendale. Ütleks nii, et ära karda, saad küll hakkama. Et ikka kui sul seda elutahte on ja siis ma ei usu, et on midagi tehtud. Sul, ma ei tea, elu lõpeb. Kui see vähk on kellegil olemas, siis sul peavad suured probleemid olla. See ei ole, ma arvan, võimalik, et sul midagi selline kasvab ja sa ei tunne üldse midagi. Juhtuvad ka asjad, et väike midagigi on, aga ma ei muretse väga palju, kõik on okei, kannatan ära. Ja siis juba, kui on mingi lõppfaas, siis no chance. Aga sa peadki oma keha kuulata ikka, mis see keha ütleb, kuidas sa vastu pead, kuidas näiteks, ma ei tea, teed trenni, rohkem ei jaksa, kui tavaliselt tegid samamoodi ja nüüd ei jaksa. See on võib-olla märk, aga ei ole vaja kartma ja saad küll hakkama. Need on väga ilusad sõnad, millega peavõidu siis teine hooaeg kokku võtta. Ma arvan, et Valentini lugu tuletab hästi meelde, kui kiiresti võib elu muutuda, isegi inimesel, kelle keha ja vaim tunduvad kõrvalt vaadates justkui kõige tugevamad, aga kõige olulisem on ikkagi alati see, kuidas inimene ennast pärast neid hetki uuesti üles ehitab. Aitäh sulle, Valentin, et sa nii toredasti ja ausalt mulle siia rääkima tulid. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele, kes selle hooaja jooksul kaasa mõelnud, kirjutanud ja neid lugusid kuulanud on. Podcasti mõte on ju algusest peale olnud rääkida spordist natuke teise nurge alt, mitte ainult medalitest ja võitudest, vaid ka sellest, mis toimub inimese sees siis, kui asjad raskeks lähevad. Mina tänan sind, Valentin, ja aitäh, püsige terved. Ja nende ilusate soovidega soovin mina ka kõigile kuulajatele mõnusaid peavõite. Aitäh. Aitäh.